Transpordiameti registris on arvel üle 53 000 BMW, mis tähendab, et see mark on populaarselt Eestis number 3 ja 5. seeriast on sellest omakorda 16 000 eksemplari pluss miinus natukene ning seda 6. põlvkonda pisut üle 4000 auto. Kuid räägitakse, et BMW omanikul peab palju raha olema või vähemalt tal oleks palju raha, kui ta poleks seda autot ostnud. Kas see ka paika peab, kuidas temaga sõita on ja millist varustust siia pakuti, seda uurimegi lähemalt järgi. Esimese generatsiooni 5. seeria ehk siis indeksiga E12 läks tootmisse aastal 1972. Algselt küll 4-silindrisega, hiljem lisandusid ka 6-silindrised bensiinimootorid ja esimest korda tutvustati ka M535, mis oli siis põhimõtteliselt BMW M5 eelkäija. Ja kokku toodeti esimest põlvkonda peaaegu 700 000 eksemplari. Teine generatsioon ehk E28 läks tootmisse 1981. See oli algselt samuti 4-silindrised bensiinimootorid ja 6-silindrised bensiinimootorid, kuid 1983 tuli välja esimene diiselmootor 5. seeria peal. Ja aastal 1984 tuli välja päris esimene BMW M5. Teist põlvkonda toodeti kokku 722 000 eksemplari. Kolmas generatsioon ehk E34 läks tootmisse 1987 ja esmakordselt 1992 lisandus valikusse ka universaalkere. Ühtlasi pakuti ka esmakordselt ka nelikvedu sellele autole. Ja samuti tegi debüüdi 5. põlvkonna peal ka V8 mootor. Kolmas generatsioon oli varasematest veelgi populaarsem ning kokku tehti neid lausa 1,3 miljonit. 1995. aastal välja tulnud 4. põlvkond tõi endaga kaasa ohtralt alumiiniumi kasutamist veermikus. Ühtlasi kadus valikust nelikvedu, kuid lisandus 2-liitrine diiselmootor. Disainilt väga ilus auto, kuid vaevab tõsiste roostemurede käes, ehk siis roostest puutumata E39 näeb siin Eestis sama harva kui novembrikuus päikest. Kokku toodeti neid lausa 1,48 miljonit. 2003 aastal Chris Bangley käel valminud 5. põlvkond, ehk siis indekseid E60, E61 kandev eksemplar. See disainilt midagi radikaalselt. Kui varasemalt oli 5. seeria selline pigem ilus ja nägus auto, siis tehti disainiga hoopis midagi muud. Paljudele see meeldinud. Mina tänaseni olin kahtleval seisukohal, kas see on ilus auto või mitte, aga igatahes tehti neid palju ja osteti palju. Kuigi töökindluses oli ta natukene selline nii ja naa. Aga esmakordselt võeti kasutusele iDrive, mis on üks mõistlikumaid või ägedamaid lahendusi üldse multimeediasüsteemi näppimiseks. Ja BMW M5 see endale lausa esimest ja viimast korda V10 mootori. Ja 6. põlvkond tuli välja tegelikult aastal 2009 ja seda esmajoones hoopis luukpärana ehk Gran Turismona. Sedaan ja universaal jõudsid tootmisse vastavalt siis 2010 aastal. 2013 aastal läbis see 6. põlvkond siis kerge mudeli uuenduse. Väliselt suurt palju ei muutunudki, aga ütleme tehniline pool natuke see uuenes siin. Lisandus juhiabisüsteeme, iDrive sai natuke täiustusi ja sai endale ka kerge sükse touchpadi sinna juurde. Aga suuresti visuaalselt jäi kõik ikkagi suhteliselt samaks. Mootori valik siin kapotil muidugi oli küllaltki lai. Diislitest olid saadaval peamiselt 2-liitrised ja 3-liitrised diislid. Nii rida 4 kui rida 6. Ja sõltuvalt palju see turbosi või millise seadistus need olid, siis see võimsuse vahemik oli küllaltki erinev. 2013 mudeli värskendusega sai ka kõige lahjemat, ehk siis nüüd siis BMW 518D varianti. Diislitel võimsused algavad siis 105 kilovatist ja lõpevad võimsa M550 puhul juba 280 kilovatiga. Seal on abiks muidugi ka lausa 3 turbot. Bensiinimootorite valik oli pisut kirjum, alustades 2-liitrisest turboga 4-silindrisest mootorist. Kuid lisaks oli valikus ka 3-liitrised nii turboga kui ilma turbota rida 6 mootoreid ja loomulikult võimsuse ihalejatele ka 4,4-liitrine biturbo-mootor, mis algselt andis välja 300 kilovatti, kuid mudeli värskenduse käigus sai endale 30 kilovatti lisaks ja lõpuks sai seal kokku suisa 330 kilovatti. Omaette loom oli muidugi BMW M5, selle 4,4-liitrine V8 andis välja 412 kilovatti ja kiirendas selle looma 4,4 sekundiga 100-ni. Et see on päris nobe auto, see kahjuks ei ole M5, aga võiks olla. Ja loomulikult oli olemas ka rohelise mõttemaailmaga inimestele Active Hybrid 5. seeria. Ehk siis 3-liitrisele bensiinimootorile aitas lisaks ka väike elektrimootor. Kütusekulu pidavalt olema vaid tehase poolt 6,400-le. Päriselt ka nii hea oli, seda ei tea. Aga igatahes rohelistel oli ka midagi olemas.
5. seeria sõitjate ruum minust näeb päris siuke nägus välja. Ta on nagu vanasti nendel 5. on kogu armatuur natuke juhi poole kaldus. Lisab rohkem siukest juhi keskset tunnet siia sisse. Rool on hästi käepärane, ta on mõnusalt jäme. No siin okei, on praegu küll M-paketi rool sees, aga see on väga hea välja. Ja minu eest, mis on üks väga ilus asi 5. seerias, on siin see käigukang. See on üks parima disainiga siuke automaatkäigukasti kang üldse, mis ma näinud olen. Nüüd baasvarustuses tuli ta 6,5 tolise keskekraaniga. Selle juhtimine käib läbi siis selle iDrive'i rulliku. See on üks geniaalsemaid lahendusi üldse automaailmas, mis tehti, et sa saad menüüs läbi selle rulliku surfata. See on nii pagana lihtne, et on sul siin sõidu all käe all täpselt. Sa ei pea ekraani peal midagi torkima või mingite nuppude kaudu mööda menüü rägastikku rändama. Kogu materjali valik on muidugi päris siuke viisakas ja eeskujulik, nagu ühel premium klassi autol olema peab. Saad valida see puitu või tahtsid alumiiniumit, kõik sai. Osa pindadest on nahatatud ja ülejäänud on siuke korralik ja kallis ja pehme plastik. Sellist kolisevat ja kõlksuvat plastmassi siin õnneks ei kohta. Kuid ühe miinusena võib olla välja tuua selliste panipaikade vähesuse. Siin keskel on küll käetugi, siin sees on üsna pisike laegas, et sinna palju asju ei pane. Samamoodi need uste taskute sees olevad avased on pigem väiksed, sinna isegi joogipudel ei taha hästi mahtuda. Et õnneks on küll olemas topsihoidjad, aga üldiselt siukest ruumi, kuhu oma kola ära panna, väga palju paraku ei ole. Istmed on 5. seerias päris head. See tundub olema siuke standardiste, ka see on päris pehme ja mõnus ja mugav. Lisavarust on said valida ka sportistmed siia sisse, kui tahtsid rohkemat külgtuge, või siis komfortistmed. Ja komfortistmed on ikka tõsiselt mugavad, need kuuluvad juba siuksesse luksusklassi autosse. Kuid nagu Saksa tootjatega üldiselt ikka kipub olema, siis baasvarustuse nimekiri on pigem lühike. Siin on olemas parkimisandurid ees ja taga, püsikiirushoidja, juhtmevaba telefoniühendus ehk siis hands-free, 2-tsooniline kliima ja ega siin suurt nagu palju poltki. Kõik ülejäänud pidid sealt pikast nimekirjast juurde tellima ja loomulikult sellest ka juurde maksma. Nii et järelturul tasubki vaadata neid autosid, millel on võimalikult palju neid asju linnukesi ära tehtud ja varustus peale laotud. Kuid see lisavarustuse valik tegelikult oli päris rikkalik, mida see peale panna sai. Nii et kui raha oli, siis said teha sellest 5. seeriast küllaltki luksuslik auto. Näiteks standard 6,5 tollise ekraani asemel said valida kas 8,8 tollise või 10,2 tollise ekraani. Loomulikult ka nahkvistmed olid lisavarustuses, pakuti kas napanahka või Dakota nahka. Austus ma ei kujuta ette 5. seeriat riidesisuga, see nagu ei sobi kokku väga hästi. Siia juurde said veel valida kas katuseluugi või panoramkatuse. Helisüsteemi said kangema sisse valida, kui soovisid kas siis Harman Kardoni või siis väga harva esineva Bang & Olufseni süsteemi. See peaks juba väga hea olema. Lisaks pakuti veel head-up display'd, siis nii-öelda soft close'i, 4-tsooni kliimasüsteemi, tagurduskaamerast tuli samuti juurde maksta ja hiljem faceliftiga tekkis juurde ka see top view ehk siis 3-mõõtmeline siuke virtuaalne ülevaade autost, mis teeb parkimis ikka väga mõnusaks ja lihtsaks. Võtmevaba avamise eest tuli samuti juurde maksta ja peatugedesse said tellida ka ekraanid, et tagumistel reisijatel oleks pisut huvitavam pikka sõitu ette võtta. Kusjuures isegi istmesoojendused olid lisavarustus. Neid ei tulnud niisama kaasa. Nii et kui sa siin Põhjamaa kliimas tahad, et sul oleks talvel vepusoe, siis ära neid Itaaliast autosid veel vaata, nendel ei olnud tavaliselt reeglina istmesoojendus peal. Aga kokkuvõtvalt 5. seeria salong on minu meelest väga hästi õnnestunud. Ta on muidugi nägus, ta mõjub kallina ja kui võtta kas või sama aasta nüüd E-klass, siis minu meelest 5. seeria tundub kuidagi nagu uuem ja isegi natuke luksuslikum. Siin esimeses reas nüüd ruumipuuduse üle küll pole põhjust kurta, kuid mis lugu seal tagumises reas on, vaatame sellega järgi. Siin tagumises reas muidugi ruumiga nüüd nii hästi ei ole, et kui iste on minu järgi paika sätitud, siis mul on põlved vastu seda tooli. See on küll jäetud siuke väike nagu aste sisse, et jalad ära mahuks, aga minu ma tõesti taha mahtuda. Aga iste on mugav, kuigi ta on pisut püstise seljatoega, siis see ei häiri. See on ka käetugi, mille siis olemas topsihoidjad kenasti. Väga väikene laegas, kuhu saad oma asjad ilusti ära panna, et sul hiljem meelest ära läheks, et sinna panid ja üles neid enam ei pruugi leida. Kui 6 hiljem tuleb meelde, et nad on siin sees. Aga tagant näeb see ka ikkagi suhteliselt viisaks välja ja tundub kvaliteetne. Kuigi jah, see läks põlveruumi natuke see juurde saada. 5. seeria on BMW jaoks ülioluline mudel.
seesama 6. põlvkonda müüdi üle 2 miljoni eksemplari ja 2023 aasta seisuga oli üldse 5. seeria Bemareid müüdud üle 10 miljoni. See on palju, ta on omas segmendis üks populaarsemaid valikuid. Ja kuidas ta sõidab? Ma peab ütlema, et see roolitunnetus siin on tõesti nagu fantastiline, et ma saan aru, miks seda kiidetakse, miks paljud seda autot tahavad osta. Sest tagasi ta nii vahetu. Väikse jõnksuga auto muudab suunda kohe ja sa tunned kõike, mis siin tee peal toimub. Muidugi vedustus on jäik, ka see standardvedustus on jäik, nii et kõik need väiksed augukesed ja konalused tulevad läbi rooli ja istme kenasti sinuni. Ja muidugi lisavarustus said siia valida ka siis selle Adaptive Drive vedustuse. Seal saad kenasti reguleerida, kas tahad sükest jäigemat sportlikku sõitu või pehmet kulgemist. Tunnistame, et sükest trehvimüra ja tuulemüra siin õudselt pakselt ei ole. Kuigi räägitakse, et suuremal kiirusel pisut peeglite juurest osadel autodel pidi see sisse kostuma. Aga mõned sükesed salongi naginad ikkagi tulevad läbi, et päris 100% vaikne siin ei ole. Kuigi seda on vähe. Kogu see auto tunnetus on ikkagi nagu suurepärane. Ma imestan nende BMW juhtide sellist vaoshoitust. Sest mina ilmselgelt see autoga ei suudaks rahulikult sõita. See 3. diisel siin annab päris mõnusa mineku ja dünaamika. Ma kujutan ette, kui siin on veel mingisugune 4,4 liitrine bensukas või see 550 diisel, kus on 280 kilovatti, siis ma ei tea, kuidas saad üks autoga sõita rahulikult. Aga jah, üleüldiselt selline kogu sõidumõnu minu meelest näiteks E-klassi oma kaalub tugevalt üle ja mõjub kuidagi isegi konkreetsemalt kui Jaguar XF. Nähtavus on siin, ütleme, ette suunas väga hea. Okei, mul on praegu iste küllaltki madalal, siis ma see nina ette nüüd kõige paremini ei näe. Ma ei tea, miks BMW-juhid alati oma istmed nii madalal sätivad. Võib-olla siis on see autotunnetus natukese parem. Tahapeeglisse muidugi tagaaknast see vaade on pisut kitsavõitu. Seega lisavarustusena olev tagurduskaamera on kindlasti abiks või siis see top view, mis teeb sõitmise või parkimise eriti nagu mõnusaks. Kogu selle multimeedia käsitleme sõidu all muidugi nime lihtne see, et ta siin täpselt sul käe all on. See ei pea pilku rooli pealt ära võtma. Saad rahulikult seda ühele peal teise peale udida. See on ülimugav ja minu meelest BMW helisüsteem on ka alati nagu äärmiselt hea kvaliteediga või kuidagi hästi õnnestunud. Et minu meelest on oma klassis ka alati nagu see heli on BMW-l üks siuke suur trump. Kuid jah, peab tunnistama, et sõita on 5. seeriaga tõesti väga hea. Ta on ikkagi nii juhikeskne või juhi auto, et kui sa oled siuke sõidukurmaan, siis selles segmendist on ju päris loogiline valik. Täna on vaatluse all BMW 5 seeria, F11, F10 ja F07 mudeli baas. Antud kerega meil rooste probleeme ei ole. Mida tasuks tähele panna just arvestades Eesti kliimat ja teedele pandavaid soolasid on siis põhjaalune, kus ikkagi mingisugused detailid aja jooksul rooste lähevad ja vahetust tahavad saada. 5 seeria on äärmiselt hästi kokku pandud, kasutusel on väga kvaliteetsed materjalid, suuri vigu salongist välja tuua ei ole. Ühe veana saame siin osutada võib-olla siis kliimaradiaatorile, mis võib lõpetada töölepingu. Teine koht on roolilabad ja need enam ei toime hästi, siis tavaliselt on probleemiks see, et roolilabade ühendus on katkenud ja tegelikult tuleks need lihtsalt ühenduskohad üle käia. Suuremad probleemid võivad alguse saada siis, kui vesi on pääsenud mingisugusele põhjusel pagasiruumi, kus on erinevad elektrisüsteemid ja moodulid. Vesi ja niiskus teevad seal oma töö ja kahjustavad detaile ning siis võivad ilmneda erinevad anomaaliad elektrisüsteemides ja need võivad ka täielikult töö lõpetada. BMW-l on väga võimekad mootorid, aga tahavad ka väga palju hoolt saada. Enam levinud probleemideks mootorite puhul, eriti mis puudutab diiselmootoreid, on ketiprobleemid. Kett hakkab kuluma ja välja venima. Kui on siis lahjemad mootorid, ütleme seal 2-liitrine, siis selle puhul võib olla ketivahetus seal kuskil 200-250 000. Natukene võimekal mootoril on juba seal kuskil 200 algus,
siis 3-liitrisel 2-turboga mootoril võiks see olla juba tegelikult seal 160 umbes sinna kanti. Et selles vahemikus peaks kindlasti need ketivahetused ära tegema. Mootoriketi ja saalte vahetusel tuleks arvestada orienteeruvalt 2500 euroga. Täpsem hind sõltub juba defekteerimisel. Keti ja saaletööde käigus tuleb kontrollida ka kollektorit. Kui kollektor on kulunud, siis tegelikult sellele samale hinnale lisandub veel 1000 eurot juurde. Diiselautode puhul võib remonti vajada ka e-keri vahejahuti. Sõiduk annab sellest märku, kui hakkab liigselt sööma jõudusvedelikku ja salongi võib tulla diislivingu. Lisaks sellele võib olla ka kollektorite tahmamist ja eelsüüte küünalde releeploki väsimist. Tüüpiliseks probleemiks on ka rihmaratas, kus ajapikku ta mureneb ära. Siia taha on ühendatud veepump, rooli võimendi, kui on hüdrauliline. Ja päeva lõpuks ongi siis see, kus ta lihtsalt mureneb nii ära, et ta lihtsalt kukub vastu põhjakatet. Diiselmootorite puhul on tüüpiliseks probleemiks ka klapikambri kaane kulumine, kuhu tekivad mikropraod sisse. Bensiinimootorite puhul on võimalik klapikambri kaane tihendit eraldi vahetada ja see on harvem esineva probleem. Diiselmootorite puhul on täiesti tavapärane ka turbolekked. Bensiinimootorite puhul võivad olla siis ülerõhuklapid, mis hakkavad turbodel kolisema. Õli soovitame vahetada vähemalt kord aastas või siis 15 000 kilomeetri tagant. Täna näeb meil ette tehas, kus on õlivälp määratud 30 000, mis on ilmselgelt liiga palju ja sealt tulenevalt on ka need ketiprobleemid, millest eelnevalt rääkisime. Käigukasti õli soovitame vahetada 80 000 tagant, samuti nelikveoliste masinate puhul vahekastiõli. 5-seeria pakub juhile ülihäid sõiduomadusi, aga veermik on äärmiselt keerulise ülesehitusega ja tänu sellele on ka seal erinevaid probleeme, millele tähelepanu pöörata. Lisavarustusena pakuti ka adaptiivset vedrustust, kus juht sai valida erinevate sõidurežiimide vahel. Eesti kliimas antud süsteem väga hästi vastu ei pea. Tekitavad erinevad korrosioonihädad, mis siis võivad alguses saada juhtmestikust, aga kui jõuavad ka süsteemi endasse, võib ka juhtuda, et kogu süsteem tuleb täielikult välja vahetada, mis on juba äärmiselt kulukas protseduur. Tavapärase kulu osana saab välja tuua õõtsoovad, õõtsoova puksid. Tihti lähevad katki ja murduvad ära ka vedrud. Pidurite vahetusel soovitame kasutada ainult kvaliteetseid kettaid ja klotse, sellepärast et odavamate klotside ja ketaste puhul võib juhtuda see, kus kettad lähevad näiteks kõveraks ja hakkavad sõidu peal vibreerima. Universaalkerega versioonidel on kasutusel taga õhkpadjad, mis võivad ka tihtipeale hakata lekkima. Kui nüüd sõita selle lekkiva padjaga mõnda aega, siis on oht see, et terve see amortisaator tuleb ära vahetada ja võimalik, et ka kompressor on läinud juba selle aja peale katki. Tagatihvri puksid ja kardaani leevendi hakkavad aja möödudes pragunema ja lähevad läbi. Need tuleb üsna tihti vahetada. X-Drive'i puhul on ka tavaline, et esimesed poolteljed lähevad läbi ja hakkavad ragisema. Kokkuvõtvalt võib öelda, et antud veermik on keeruline, keeruka ülesehitusega ja Eesti teedel mitte kõige vastupidava. Antud mudeli baasil suuri käigukasti probleeme ei ole. Eelmisel põlvkonnal lekkinud pistikupesa probleemid on lahendatud. Küll on olnud erinevaid anomaaliaid käigukasti töös, kus kohas käigud ei vahetu korrektselt ja tekitavad erinevaid jõnkse või lähevad avariirežiimile, siis sellel puhul on aidanud tarkvarauuendus. Enne õstu soovitame kindlasti kontrollida korralikult üle roolilati. Esimestel aastatel oli kasutusel hüdrauliline roolilatt, pärast oli kasutusel elektriline. Uus elektriline roolilatt maksab 3500 eurot ja kui roolilatti ei saa tagastada, lisandub veel 1500 eurot deposiittasu. BMW 5-seeria on väga äge auto, pakub juhile väga palju emotsiooni. Aga nagu eebol räägitud, siis sellel on ka oma hind. Kindlasti soovitame autot enne ostu kontrollida.
kuid kas 6. põlvkonna 5 seeria on mõistlik osta või mitte? Järelturul neid saada on igas päris palju. Hetkel on müügil umbes 250 autot, seega valik on kirju, kuigi 90% neist on küll diiselmootoriga. Nii et kui bensiinimootorit tahad, siis on see valik juba oluliselt kitsam. Hinnad algavad muidugi juba 6500 euro juurest, mis tundub päris ahvatlev sihukese auto eest. Kuid tõenäoliselt selle summa eest saad hunnikus remontimisrõõmu kaasa. Korralikema eksemparide hinnad pigem hakkavad seal 10 000 juurest ja lähevad kuni 20 000-ni. Aga milline mootor valida? Nagu tahad ökonoomsust, siis tundub 2-liitrine diisel päris ahvatlev. Seal tasuks vaadata muidugi seda mudeli värskenduse käigus välja tulnud mootorit, mis on oluliselt töökindlam. Kuigi 3-liitrine diisel sobib selle auto olemusega märgatavalt rohkem kokku. Ja tegelikult, kuna tegu on ju päris sportliku autoga, siis mina eelistaks hoopis bensiinimootorit. Nende puhul võib-olla ka samuti 3-liitrist bensiinimootorit. Selle on juba minekut ja häält ja kõike. 4,4 liitrisega olen kuulnud, et neid probleeme kaasa tuleb pisut. Kuigi 300+ kilovatti tundub ahvatlev. Kui ikkagi BMW pole päris sinu rida, aga tahaks sellist suuremat äriklassi sedaani endale või kas universaali. Mis meil veel valikus on? No loomulikult esimesena tuleb kohe Mercedes E-klass. Seal on isegi taga pisut rohkem ruumi. Ta sõidab muidugi pehmemalt ja rahulikumalt ja roolitunnetus on kergelt umbmäärasem. Kuigi samas näeb elegantsem välja ja võib-olla see maine on natukese parem, kes teab. Audi A6. Ruumin sees ka muidugi mõnusalt palju. Ta ei näe küll nii kallis välja kui näiteks Mercedes või BMW, aga samas diiselmootor võiks olla selles segmendis kõige parem ning samuti nelikvedu on ikkagi konkurentidest mäega üle. Sellist pisut eksootilisemat valikut pakub Jaguar XF. Muidugi seda alates faceliftist, ehk siis ta näeb ka natukese moodsam välja. Kuigi materjalid ei ole nii head, ta ei ole nii hästi kokku pandud kui sakslased. Seega ta on kindlasti huvitav valik, aga kas sama hea? Töökindluse koha pealt võiks ta ka suhteliselt tegelikult ju okei olla. Aga nagu selles segmendis töökindlust taga ajada, siis tuleb jälle siiski taaskord vaadata sinna Jaapani poole. Lexus GS peaks väga hästi kestma, ainult bensiinimootorid, diislit ei saa, aga tõenäoliselt peab vähe remontima. Muidugi seal on ahvatlevad hübriidmootorid, et saad linnas üsna madala kütusekulu. Ei ole nii ilus auto võib-olla, ei tundu samuti nii kallis ja pigem on vähe levinud, et valikus on neid küllaltki vähe. Kas siis osta seda 5. seeriat või mitte? No minu meelest on tegemist küllaltki ilus autoga. Materjalid on korralikud, ta näeb seest hea välja, ta näeb väljast hea välja. Sõit on loomulikult fantastiline. Mootorid on võimekad ja ökonoomsed. Kuid jah, see töökindlus osa. Selles mõttes ta on tänuväärne auto, et ta annab mehaanikutele tööd ja leiba. Aga tahad autot, millega on mõnus sõita ja sinu jaoks ei ole probleem vahepeal ka remondis käia, sinna raha maksta. Miks mitte? Sõita on temaga ju väga hea.